Tervist! See siin on Lasterikaste Perede Liidu podcast Sumin. Rõõm kohtuda. Minu nimi on Urmas Vaino. Juba hetke pärast kõlab helisignaal ja algab vestlus, mis viib sind kokku väga toredate inimestega. Meil on täna külaline, kes avab ukse oma põnevasse maailma, pakub uusi ideid, jagab nippe ja praktilisi soovitusi. Lisaks teen sind tuttavaks ka vähemalt ühe suurperega. Oled sa valmis? Aga hakkame siis sumisema. Tervitused taas kõigile. Sumin on taas kohal ja suurt suminat täna teile pakume. See on siis Suurperede Liidu podcast, mis räägib elust enesest ja tänane saade räägib looduses viibimisest, räägib matkamisest ja kõigest sellest, mis selle käigus võiks meie elus juhtuda, sündida või muutuda. Aga enne veel, kui me läheme külalise juurde, on mul väga hea meel tervitada Tatjanat ja Andreit. Tervist, Tatjana ja Andrei. Tere. Rõõm teid siin näha. Ma saan aru, et teil on 2 peale 4 last. Millises vanuses teie lapsed on? No kõige vanem on 20. 2 last on 16-aastased, üks saab 16 varsti. Ja kõige väiksem on 6, aga saab 7-seks ka varsti, järgmine kuu. Need kõik on eri vanuses üsna erinevates otsades. Poisid, tüdrukud? 3 poissi, 1 tüdruk. Ja tüdruk on kus kohas siis selles vanuse? Tüdruk on 16-aastane. No seal kuldses keskel. Andrei, kui palju te käite matkamas oma perega? Kui palju te liigute looduses eesmärgiga, et võt, nüüd me läheme siit sinna või teeme siin seda, teist või kolmandat? Tegelikult tihti, aga see ei ole võib-olla klassikaline matkamine, kui me näiteks hommikul paneme asjad kokku ja jalutame kuskil metsas. Ei, me tavaliselt sõidame autoga, kas või saartele, seal kas planeerime maja või kasutame RMK majad, ööbime seal ja siis juba ümbruses tegeleme matkamisega. Käime, vaatame koha peal kohad, vaatame, mis metsas toimub. Meie kõige lemmik saar ongi Hiiumaa. Vahepeal ka käisime Aegnas, Naissaar, Saaremaa loomulikult. Palun väga, selline kaleidoskoop. Miks Hiiumaa lemmik on, Tatjana? Mis seal siis? Või see on ainult Andreile, et Hiiumaa on lemmik ülejäänud kõik? Jälle me minema Hiiumaale, okei, Andrei pärast läheme sinna. Tegelikult Andrei vanaema on pärit sealt. Aga tegelikult me lihtsalt ükskord avastasime, et seal on väga armas RMK Leemeti maja. Ja seal me oleme käinud, ma ei tea, 7 aastat järjest. Me käisime jalgratastega, käisime autoga, võtsime erinevad inimesed kaasa iga kord. Lihtsalt see on niivõrd hea koht, see on täiesti, seal ei ole mitte ühtegi maja ümber, et sa oled täiesti niimoodi metsas ja see hoov seal ja üldse lastele ka väga hea. Kui Andrei on Hiiumaalt, Tatjana, kus sina pärit oled? Tallinnast. Sa oled normaalne inimene. Et aru saadav, et kui Andrei jaoks see ongi nagu ju tema elustiil olnud, et ta ka seal vanaema juures olles, tal lihtsalt kujunes see asi matkaks, sest Hiiumaal on nagu peaaegu ükskõik, kust sa kellegi juurde kuhu ei lähe. Kui see just ei ole Kärdla kesklinn, siis see nagu ongi matk, kus vahepeal ei ole ühtegi inimest ja siis on vahepeal mets. Kuidas sina sellega normaalne inimene, nagu sa oled Tallinnast, kuidas sa ära harjusid sellega, et aeg-ajalt on vaja minna metsa? Sellest suhtes ma väga normaalne Tallinna inimene ei ole, sest ma kasvasin tegelikult üles enamasti talus keset metsa Jagalas, nii et ka seal, kas see tõmme on sinul ka samasugune lihtsalt? Ja, et mida sa ikka teed? Metsa vahel ikka uurid asja ja... Väga tore, väga õige. Ja metsast uurimisest me täna räägime, sest et meie külaline täna siin selles Sumina podcastis on Palbo Vernik. Tervist, Palbo, suur rõõm sind siin näha. Ma loodan, et neid inimesi on palju, kes kuuldes Palbo Vernik ütleb, väga tore. Nüüd me kuuleme selle klappmatkade korraldaja mehe lugu ja seda, mida nad metsas teevad. Ma loodan, et neid on palju, aga mingi sisemine tunne ütleb, et see klappmatkade asi puudutab just neid, kes on sinuga otseselt kokku puutunud ja kes on seda lugu kuulnud. Nii et seetõttu me peame enne metsa minemise juurde asumist, me peame alustama tegelikult algusest ja natukene andma seda tausta, eks, et miks üldse sina ja kuidas see on sinuni jõudnud. Kuule,
kui me vaatame 15 aastat tagasi, siis olid sina täpselt samamoodi nagu normaalne Tatjana siin stuudios. Normaalne inimene, ilus ülikond, lips, palju lõhna, business konsultatsioonid, ärinõustamine. Kõik, nii oli jah. Ja nüüd metsas. Mis siis juhtus? No võt ongi, et ei teagi, kas nagu läks metsa või lähed juurde tagasi, eks ole, et kumba pidi on, ei tea. Ja vastab tõele. 90-ndatel arvasin mina ka, et olen ikkagi pigem ärimees. Kuigi ma olen ju perekonnast, kus vanemad matkasid küll ja tollel ajal vanavanemad elasid ju ka, noh, mitte nüüd päris metsas, aga ikkagi maal. Ja mind viisid metsa ikkagi minu enda lapsed. See algas sellest samast, et kui mu vanem poeg oli 5. klassis, siis neil oli selline suhteliselt rahutu klass ja siis oli arutelu, et mis siis kevadel selle klassiga teha, rääkis klassijuhataja koosolekul ja et kas veeparki või muuseumisse ja üks teine isa ütles, et peaks nad metsa viima ja mina ütlesin, et väga õige, lähme ja nii me läksime. Ja see oligi, ei tea, päris 15 ei olnud, aga 10 aastat tagasi küll. Jah. 10 aastat tagasi sa läksid lapse klassiga metsa, no paljud lapsed vanemad ütlesid, imelik, no veekeskus oleks parem idee. No me saime tookord ikka väga palju pahandada sellest, et mis siis saab, kui vihma sajab ja noh, meil oli 3-päevane. Päriselt? Ja meil oli ikka 3-päevane matk mõeldud. Ja sadaski vihma vahepeal? Me oleme, Viljar on siis selle teise isa nimi, kellega me tänaseni koos teeme seda ja täna ju viime võõraid lapsi metsa, aga et tookord ma mäletan, et kui me nagu 2 isa, noh, nagu te teate, lastevanemate koosolekud koosnevad ju emadest ja siis millegipärast olime seal meie ja meie ütlesime, et metsa ja siis need naised nagu ei julgenud väga vastu ka vaielda, aga nad ikka nagu seadsid kahtluse alla ja tahtsid tulistada puruks seda ideed, et noh, see on ikkagi loll mõte. Tähelepanu kõik podcasti kuulajad, siin, eriti kui sa oled mees, siin on see põhjus, miks minna lastevanemate koosolekule. Kui sa saadad sinna lihtsalt oma naise või lepite kokku nii, et sinna läheb naine, siis võib asi minna metsa. See on otseses mõttes mingid 2 selli, kes on kohal. Naised ei julge neile vastu vaielda, nii et see on väga hea põhjus, kui sa ei ole siiamaani lastevanemate koosolekut üles leidnud. Ja no meid ikka tulistati kõvasti seal nende küsimustega, tuleb mul praegu meelde, mitte ainult ei seatud kahtluse alla, vaid ikka noh, nagu need hirmud. Vaata, me kanname ju enda hirmud kohe üle sellele olukorrale lapsevanemana. Ja et nüüd see minu 11-12 aastane hästi hoitud laps peab minema kuskile sambla sisse ja 2 ööd magama telgis ja see on ikkagi noh, õuduskuubis. Ja see küsimus oli jah, et mis siis saab, kui vihma sajab? Mina vist ütlesin seda, et no, siis me saame märjaks. Noh, et mis siis ikka, et me oleme tegelikult ju Tartust siis noh, sellise tunni aja autosõidu kaugusel, et igal juhul noh, me saame reanimeeruda, kui on noh, tõesti vihma sajab. Aga ei sadanud. Me hoopis vastupidi, see esimene kord me tegime siis selle 3-päevase klassimatka. Me tegime kõik laste eest ära, mõtlesime mängud neile välja ja nii edasi. Ja see oli kohutav, mis me tegime ja me pärast seda esimest korda me otsustasime, et me mitte kunagi enam niimoodi ei tee. Sest seal noh, et ma kohe selgitan, et kui sa teed laste eest kõik ära, siis nad ei saa enda asja üldse teha ja nad läksid seal, meil oli mingi öö orienteerumine, nad läksid seal tülli ja siis seadsid noh, meid kahtluse alla, et rada oli halvasti tehtud ja siis auhind ei olnud päris õige ja no me olime kõigest süüdi ja siis mäletan, et kõige markantsem minu jaoks oli see, et kui sa esimest korda lähed grupiga metsa üleüldse, mina läksin ikka nagu ka enam-vähem ostsin ketsid ja mul olid teksad ja jope ja nii ma läksin. Ja sa toimetad hästi palju, sul nagu see enda juhtimisoskus ju puudub, sa ei tea, kuidas seda jõudu seal hoida või mitte hoida ja me olime õhtuks noh ikka täitsa läbi omadega ja olime just oma lõkkeköögi kokku pakkinud, istusime tule äärde ja siis tuli üks tüdruk, ütles, et seal nimekirjas oli õhtusöögiks tee ja võileib. Mina sõin enne ühe võileiva ära, ma tahaks nüüd selle teise võileiva ja tee. Ma võtaks musta tee. Ja mina olin ausalt öelda valmis ta maha lööma nagu selle hetkel. No päriselt ka, sest nagu me olime kõik teinud nende jaoks ära, eks. Ja ei, muidugi lapse elu õnnestus päästa ja teeta vist ei saanud, sest me ütlesime, et lihtsalt no enam ei saa nagu kõik nüüd on läbi, elad ilma teeta või surad siia samma ise. Ja me otsustasime, et me ei tee kunagi enam niimoodi ette ära. Ja sellest siis kõik järgmised kevaded nii selle sama vanema lapse klassiga kui ka noorema ja Villeril ka 2 poega. Me käisime kõik kevaded ja eriti armas oli see, et see sama
vanema poja klass, kui nad lõpetasid põhikooli ja nad läksid gümnaasiumitesse laiali, siis nad kutsusid ikkagi meid tegema kevadmatka ja nad korjasid oma vana klassi kokku siis nii-öelda 10. klassi lõpus ka veel. Ehk oli nagu klassi kokkutulek. Ja see oli midagi nende jaoks, mis oli nii tähtis, et nad tahtsid seda veel ja veel kogeda nagu. Enne kui ma lähen selle juurde, et Andrei siin ka vahepeal noogutas nagu teadmamees selle peale, kui jutt oli kõige ärategemisest. Palbo, kas sa ise mäletad nagu seda hetke, kus sa said aru, kas see oli kohe peale seda esimest matka või oli see veel kusagil hiljem, kus sa said aru, et see ongi sinu nagu kutse, et see ongi see, mida sa pead tegema. Mis hetkel see tuli? Ma tahtsingi küsida, miks tuli see otsus, kui esimene kord ebaennustus nii-öelda, miks sa otsustasid jätkata? No meil esimene kord, no tegelikult kogu selle, kui me praegu räägime nagu klappist, et praegu oleks nagu persoonilooks, aga kui me räägime sellest klappi programmist, kus see matk sees on, siis seal on tegelikult kogu aeg olnud need sellised arengusammud on olnud nagu ikkagi läbi selliste ebaõnnestumiste. Kui neid niimoodi võib nimetada, nad ei ole ju tegelikult ebaõnnestumised. Tegelikult meile näidati väga selgelt ära selle, et kui sa lähed kellegi eest midagi ära tegema, siis sa saadki kriitika osaliseks. Ja see, mida see inimene ise tahab seal metsas teha, seda ta ei saagi teha. Sest täiskasvanu on otsustanud, et nii, nüüd me teeme ööorienteerumist. Aga võib-olla nad näiteks nüüd siis 10 aastat hiljem, ma ütlen, et lapsed on võimelised välja mõtlema palju huvitavamaid mänge pimedas. Ja see oli see meie õppetund, et ärge tehke ära, laske neil olla. Ja nüüd Urmasel oli ka küsimus. Ja mul oli see küsimus, et mis hetkel sa enda jaoks aru said, et nagu selle klapi juurest ka veel minna edasi. Sinna oli pikk maa. Et see ei juhtunud ikkagi kohe? Ei. Me ikka enda lastega tegime tükk aega ja kuidagi see, ma ise ka samal ajal muutusin matkajaks, sest pärast seda esimest korda, kui vihma ei sadanud, aga järgmine kevad samal matkal sadaski päriselt vihma, niimoodi, et ainult mõni tund oli päikest ja asjad said ära kuivatatud ja siis jälle sadas vihma. Et siis pärast seda teist kevadet ma hakkasin matkavarustust ostma ja ise ka matkama ja üksinda metsas käima. Sest kellega sa lähed, kõik on ju tüütud. Looduses peabki nagu üksinda olema kuidagi või. No võt. Ja siis läks veel aastaid. Ma olin oma laste koolis hoolekogus ja siis need sotspedaja ja õppejuht ütlesid, et ühel sügisesel ajal, et minu meelest te peaksite selle praeguse 5. klassi ka metsa viimas. Nad on kõik ära proovinud, aga et see klass ei rahunegi maha. Ja siis me natukene kaalusime seda. Ja siis sai otsustatud, et ärme seda ühte viime kõiki 4 paralleelklassi järge mööda, et kui ühega läheb untsu, siis mõnega ikkagi õnnestub, siis me teadsime, et esimene kord võib minna nagu valesti. Me kartsime väga seda esimest korda, et võõrad lapsed ja et poistega me saame hakkama, aga tüdrukud, et kas nad julgevad pöörduda su poole, mis iganes siis neil 5. võib parasjagu hinges või kehas olla, eks. Ja siis me tegime selle esimese matka ära. Ja see sattus olema novembris ja oli esimene külm niimoodi, et me läksime, põhimõtteliselt oli sügis ja siis paar päeva enne seda algas selline talv, et lund sadas ja oli päeval -10 ja ma mäletan sellel esimesel hommikul, kui me seal matkal ärkasime, siis oli -20 minu meelest õues või siuke ikka vastik rõsk ja siuke matkamise mõttes kõige halvem ilm üldse. Ja lapsed magavad meil siiamaani formaadi kohaselt siis talvistel matkadel majas, aga ikkagi ka nagu jutt oli RMK majas, oli tookord need esimesed, mida sa pead ise kütma ja see hommikuks jahtub maha ja see oli külm ja igal juhul kogu see matk kokku oma nendes tehnilistes ja sotsiaalsetes arengutes oli selline, et kui me Viljariga peale matka rääkisime, siis meile tundus, et nüüd me teeme ikkagi kõik need 4 ära ja eriti hoogu andis see, et koolis õpetajad küsisid, mis tegite selle klassiga, et need on nagu ümber sündinud. Me ei oskanud midagi vastata, meie jaoks oli see juba nagu see formaat oli juba selline tavaline, see koossöögi tegemine ja selline hästi palju iseregulatsiooni ja nii edasi. Ja siis sealt me kuskilt niimoodi hakkasimegi tegema neid, tegime esimene talv need sama 4 matka. Ja järgmine aasta oli juba talvel selge, et see sama kool tahab neid edasi, nendele samadele, kes olid siis 6. saanud, aga siis 5. ka ja kõrvalkool ka. Ja täna siis 7 aastat hiljem on meil üle 100 klappi õppeaastas,
mis just nüüd siin maikuuses lõpevad. 100 matka. Üle 100, jah. Üle 100 matka olete te sellel kevadel teinud? Ei, sellel aastal, õppeaastal. Et nüüd on erinevad asjad. Enda lastega me käisime kevadel, kui on ilus ja soe. Võõraste lastega me käime, kui on külm ja vastik ja halb. Sest et ega sa neid enda lapsi ei saa ju metsa, kui on ebamugav. Oota, üle 100 tähendab ju seda, kui me siin oma tagasihoidlike teadmiste pinnalt arvutame aastas 365 päeva, no mõned päevad võiks teha midagi muud ka, on kuskil jõulud, jaanipäev ja nii edasi. Et teid peab olema ju täna rohkem kui sina ja Viljar. Ja meid on täna 5 ja siis on meid siuke 10 vabatahtlikku ka. Ja no see on hoopis midagi muud kui see, mis oli 7 aastat tagasi. Täna see on põhimõtteliselt ikkagi masinavärk. Ei saa masinavärgist teda kindlasti ei saa nimetada, see on jälle pikem jutt, miks ta ei ole, aga see võib-olla ei haaku nii palju matkamisega, kuivõrd just nagu sotsiaalsusega. Ehk siis te teete seda ja nüüd juba palju laiemalt kaasate muuhulgas täiskasvanud, ma saan aru, et endiselt on need mehed, kes seal siis käivad kaasas, eks ju, ja selle asja nimi on Klapp. Me korraks peaksime hästi lühidalt ikkagi ära ütlema ja kohe läheme matka juurde, aga et mis selle asja siis nagu selline teie jaoks teadvustatud point on, kui öelda lõuna-eesti keeles, et mida te seal siis teete selle matkaga, eks ju, selle matka käigus, et iseenesest ma saan aru, on tore minna ja eesmärk ongi teha see matka, aga mul mingi sisetunne ütleb, et seal on all veel mingi põhjus või siis peab, kuidas keegi vaatab. No praegu see on jah hoopis teine süsteem. Ma enne vastan ära su küsimusele, et millal siis ma otsustasin ära, et et see Klapp ongi. No see on umbes 4 aastat tagasi, kui meid võttis toetada fond Aitan lapsi. Ma olin algusest peale veendunud, et kui me ei suuda seda programmi ja ma olen teda algusest peale programmiks nimetanud, kuigi me oleme ta ise välja mõelnud ja seal oli ühtegi nagu sellist teaduslikku alguses ei olnud mingit teadust seal. Nüüd on juba hulk teadust. Aga et kui fond võttis toetada ja siis sellega kaasnes ka see, et meid uuris Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus ja selgitas välja, et 3-päevane koosviibimine värskes õhus võib osutuda kasulikuks noortele inimestele. Siis sellest ajast peale on ta minu jaoks põhitegevus, et ma tulin tollel hetkel ära, siis ma olin oma sellest ilus, hästi lõhnastatud ärikonsultandist jõudnud pankrotistunud ettevõtjani ja uuesti nagu palgatööle läinud inimeseks. Ja siis ma otsustasin ka palgatöölt lahkuda ja tegeledagi ainult sellega. Vot see oli lühike vastus. See oli lühike vastus sellele, mida ma ei lastud eks ju lõpuni rääkida, aga võib-olla nüüd see, et mis seal siis juhtub selle Klapp-matka sees, mida te vaatate? No esiteks siin on küll nagu peredega jutt, aga meie jaoks on tähtis siis klass ehk grupp, klass ja just 5., 6., 7., 8. klass. Nüüd sellel aastal on läinud see nagu 4. klassi peale ka seda fookust üsna palju. Me nimetame neid Klapp 1, 2, 3, üks siis esimesele astmele, teine teisele ja 3. kolmandale ja nii ta käib. Me kõigepealt edasisidestame lapsevanematele, et mida me teeme, ehk et see on siis seesama lastevanemate koosolek, kus emad saavad tulistada küsimustega, et mis siis saab, kui vihma sajab. No isad ka ma kahtlustan, mõnikord muretsevad selle pärast. Oi, isade mured on väga huvitavad, kui vaadata sinna, siis viimati oli küsimus näiteks, et mis siis saab, kui te kohtute karuga. Noh, mis näitab nagu loodusteadlikkuse nagu või loodusest täielikku kaugenemist, eks, et ja siis ma selgitasin talle, mis siis saab ja kõige lõpuks soovitasin pigem puugivaktsiini teha. Et see on palju suurem oht metsas, kui see karuga, et kui te lastegrupiga metsas liigute, siis see nagu isegi inimese loomasid te ei näe, sest seda kisa on ju nii palju. Ja ühesõnaga see koosolek kõigepealt, kus siis saab meid nagu valida lapsevanem, nendes koolides, kus me juba aastaid teeme, seal väga need vanemad kahtlus alla ei sea, aga uutes koolides muidugi, eriti nüüd, kus me oleme tulnud Tallinnasse, me oleme valdavalt olnud Tartus. Ja kui see koosolek on tehtud, vanemad on jah öelnud ja saanud vastused ja see on nüüd ka võtnud täna juba natuke sellise loengu vormi, sest me oleme aru saanud, et me peaksime vanematele rääkima sissejuhatava jutu tunnetest, sest me seal matkal, kuhu me kohe jõuan, me räägime üsna palju tunnetest lastega ja selle jaoks, et sellest nüüd midagi kasu oleks, et kui lapsed nagu hakkavad sõnastama ja märkama, et neil on tunded ja need on julgustatud neid nagu esile tooma, et siis vanemad on ikkagi kilbi taga ja siis need tunded lähevad puruks sinna vastu. Et siis me peame vanematele ka midagi rääkima. Nii et natuke räägime seda ka. Aga igal juhul me jääme sellise 40 minuti 1 tunni vormi, mitte pikem.
ja siis me käime järgmisena see metsaisa on siis grupijuht, käib klassi ees, näitab ennast lastele, ütleb, hakkab juba seda vastutust sinna indiviididele viima, et mis kaasa võtta ja arvestage, et koha peal oli elektrit ja see on ju väga suur asi, et elektrit ei ole ja pange riidesse ja kindlasti mütsid pähe ja kindad ja mood ei loe, et need heledad teksad, lühikesed ja tennised ei ole üldse mugavad ja nii edasi ja siis käime klassi eest läbi ja siis lähme matkale. Ja see käib siis niimoodi, et buss tuleb kooli ette, lapsed tulevad peale. Lapsed, kusjuures me neid platsil või nagu matkal ei nimeta lasteks kunagi, sest meie jaoks nagu lapsed on siuksed piiratud õigustega nagu inimesed. Et me nimetame neid ikkagi noorteks või siis noored mehed, noored tüdrukud, mingid siuksed väljendid on meil tavaliselt. Aga lapsed on kuidagi siuke lasteaia teema. Ja siis me teeme 3-päevase sellise väljasõidu, millel esimeses päevas siis buss viib kuhugi. Meil on 2 metsamaja, mida me rendime, 2 talu siis. Ja buss viib metsa äärde, siis me kõnnime, teeme suppi, siis me kõnnime veel, jõuame majja. Siis grupp sätib ennast majja sisse, grupp on siis see klass. Klassid on koolis, meil on grupid, sest me tahaks, et grupis nagu avalduksid kõik asjad. Ja siis see võtab tükk aega, et seal magamiskohad ära sättida, sest magada tuleb madratsitel ja magamiskottides, maja tuleb kütma hakata ja siis teeme süüa koos, selles mõttes, et meie juhendame, teeme pilti, naerame nagu ikka, pärast näitame vanematele nende peegeldust. Ja siis niimoodi 5. ja 6. klassidega olemegi seal talus kõik see 3 päeva. Ja 7. ja 8. teeme siis ka väikseid retkesid päeva jooksul. Sellepärast, et nad on nii palju suuremad, need 7., 8., et nende maskid ei lange lihtsalt lõkke ääres istudes. Nad on nagu noored täiskasvanud, et nad võivad nagu olla viisakad kõik see 3 päeva. Ehk mõnes mõttes see vanem noor, mitte laps, eks ju, seal grupis, ta lihtsalt ei avane. Tema nagu need emotsioonid, mida sa sinna metsa otsima lähed, et tema võiks minna, eks ju, siis sina lihtsalt aitad seda, et need ei tule veel välja sellega, kui ta ei väsi ära. No jaa, võtta, ega täiskasvanutena me ju ka teame, et kui tahad teada inimese päris loomust või abielluma, kellega hakkad mine temaga matkale, mina ütleks, et eriti on kanuumatk, et seal 100 võimalust tülli minna. Olen ise näinud, kuidas nagu naine tõstetakse kotiga kanuust välja ja mõlemad sõimavad teineteist lolliks. Et sama on lastega, aga lihtsalt, et natuke peab raske ka olema, siis neid raskusi tuleb nagu luua ja siis tulevad need päris hoiakud ja väärtused sealt tagant välja. Sa saad ühel hetkel selle paketi kokku, eks ju, nende noorematega seal lõkke ääres, vanematega ka kõndides ja muidugi asjad muutuvad ilmselt seal sees, eks ju, selle käigus mingid lood pööratakse ümber ja keegi avaneb hoopis teisest, hoopis uuest, hoopis põnevamast küljest. Kõik see toimub. Kas vanemad ja kuidas siis nii-öelda see vanematel nii pärast jõuab, et mis selle infoga peale hakatakse, peale selle, et ta muudab seal rühma, selle grupi sees niikuinii asju? Ja, no siis me tuleme metsast välja ja siis paar päeva pärast seda matka on meil tagasiside koosolek. Ja seal me näitame pilte ja räägime, kuidas siis see grupp, et mis me siis nagu tehniliselt tegime ja siis ka, mis siis alloovustes toimub, et mis selles grupis sees keeb või ei kee või mis seal on. Ja me tihti toome esile ka sellised nagu valupunktid. Kas te teete seda, vabandust, et otse nagu kas te teete seda nii, et no vaata Peeter ja Pille, siin on enam-vähem nagu okei, aga nii kui tuleb juurde Madis, et siis on nagu tülimajas? Oleneb. Mõnikord me teeme täitsa laste nimedega ja et ma ei tea, kas mõnikord, aga see oleneb hästi sellest, mis seal grupis toimub parasjagu. Ja kui on näiteks kiusamine ja kiusamised, ma pean ütlema, et väga tihti on kuidagi nagu ära normaliseeritud, et see klassigrupp nagu käitubki kiusamise dünaamikas kogu aeg. Ehk siis ollakse harjunud, et ma siin togin Andreid natukene ja Tatjana vaatab seda pealt, ütleme, see käib Urmas ja Andrei vahel alati nii, et see on nagu okei. Seda paha tihti ikkagi on
ja klass on selle ise ära normaliseerinud ja kool ka, et nad on alguses kunagi tegelenud sellega seal 3.-4. ja siis on, aga see ongi, ega selle ei saa öelda, ega see mõnikord see kiusatab nagu tema see tähelepanu saamise viis ongi see, et kiusake mind. Me oleme klappmatkadel ju löönud puruks neid mustreid ja nagu peegeldanud neile seda ja toonud esile, et see nii, meil on ebamugav vaadata seda ja siis kõik grupp rahuneb maha, enam need kiusajad ei tee ja siis mingi hetke pärast see kiusatav hakkab ise otsima nagu negatiivset tähelepanu. Et need mustrid nii kiiresti ei lange. Aga vanemate ette me toome ikkagi tervikpilti ja ikka on grupis ju mingisugused nähtavamad inimesed ja siis on mingid äärealal olevad ja poiste puhul hierarhia hästi oluline grupis ja mingitel puhkudel sa ei saa lihtsalt sa nagu, kui see on ikkagi positiivses võtmes, et sa annad nagu seda klassi pilti edasi vanematele, see on ju väga lihtne nimedega rääkida, meil ju matka lõpuks on kõik nimed selged ka, ikka enamasti on ja lihtsalt, aga nüüd kui on nagu see, et keegi kiusab või keegi on kiusatav, siis nagu sa seda rääkima hakkad, siis tegelikult vanemad teavad seda, mis on hästi kurioosne nagu iseenesest. Nad nagu teavad, et ja see on meil olnud, sellest on räägitud küll ja õigus, aga et kuhugi pole jõutud sellega, eks. Et seetõttu võib laste nimedega rääkida, aga kindlasti ei saa öelda, et nüüd tema on süüdi. Grupis ei ole kunagi nagu üks süüdlane, mitte kunagi. Kadunud Jungi käest võiks küsida, tema uuris neid grupi arheotüüpe ja ta jõudis ikkagi sinna, et see grupi stereotüüp on see N+1 ja seal ei ole võimalik, meiega näeme seda, et muidugi on mingitel indiviididel on valupõhine käitumine näiteks, ta tulebki nagu haiget tegema, aga seal on ka keegi, kellele see sobib ja siis on hulk, kes pealt vaatab, nagu sa tõid näite, et Jana vaatab pealt, et siis meil on see pealtvaataja peaks ju ka sekkuma, sest tema õigustunne on ju ka riivatud, et tema peaks sekkuma sinna sisse. Ja nii edasi, ma võiks rääkida tundide kaupa. Arusaadav, et see toimib ja te annate selle informatsiooni edasi. Palbol, mulle tundub, et see ju põhjus ongi tegelikult selles, miks me täna siin kokku saame, et see töötab ka selles rühmas või grupis, mille nimi on pere. Ja ma ei mõtle Tatjana, Andrei, teie pere konkreetselt, vaid nagu üldises plaanis, eks ju, et perekonnas täpselt samamoodi selle jaoks, et näha, kuidas me toimime ja kus me oleme. Selle jaoks on vaja neid teistsuguseid olukordi, sellepärast muuhulgas, muidugi meile meeldib see vana kirik ka, mille ees me seisame ja pilti teeme, aga meile meeldib see reisile minemine. Meil on seda lihtsalt vaja, sest et see loob kuidagi mingit sellist värskust. Et Jana, kui sa kuulad seda Palbo juttu praegu, mis mõtted sul tekivad? Väga hea mõte, et see idee on mega hea tegelikult. Et lastel on vaja aega, et ennast avada, et võib-olla vanematele ei saa, aga siis sellisel matkal saab. Ja see kõrvaltvaate on selline nagu nii-öelda adekvaatne ja mõistev täiskasvanu. Et tuleb mingi teise suhtumise, teise nii-öelda olematu eelsuhetega, eks ju. Sest vanematega on sul teatud suhted, sa sõltud nendest ja see võib-olla nad on nii hõivatud, et nad lihtsalt ütlevad sulle nagu teevad su mure sinu silmis väikseks, aga see mure võib-olla on suur. Ja loomulikult, sest et nad tulevad oma mugavusest positsioonist koodust, võib-olla telefoni juba ei ole kaasas, on mingid uud ülesanded, uus koht, ei tööta need tavalised kaitserežiimid, et kuidas ennast kaitsta ja seal vabaks saab minna inimene lihtsalt sellepärast, et olukord on teine. Ja muidugi me proovime kohe hetke pärast hakata konstrueerima siis, et milline võiks olla see perekondlik nagu klappmatk, eks. Kuidas me omadega saaksime seda läbi teha. Andrei, kuidas sulle see tundub, et kas see siin nagu sütitaks nagu kaasa minema sellise stiiliga? Kas sa tundsid ise enda jaoks ka siin hetkekski korraks, miks mitte, ma tahaks ka metsa isa olla? Ja, vabalt. Ja, aga te olete lahkesti tere tulnud vabatahtlikuks ja vaatama, kuidas see käib. Ja sealt kasvamise kaudu siis. See võib olla meie uus tee. Selles mõttes, et see on, kui ma nüüd rutan ette võib-olla su küsimusest, et siis nii palju, kui me oleme näinud mehi, kes on tulnud vaatama, kuidas me teeme seda, ma isegi ei oska peast kiiresti statistikat öelda, palju neist on nagu püsivalt jäänud, aga fakt on see, et seda õppimist nagu just sellist nagu mees metsas õppimist, seda on hästi palju.
ja meil on need kogemused olemas, et me oleme ise leiutanud nii palju ja nagu korjanud aastatega seda. Ja mõned asjad on nagu väga lihtsalt üle võtta ja järgi teha, et selles mõttes väga teretulnud. Mingi käsiraamat on olemas, Mees metsast, olemise käsiraamat, kuidas päriselt olla mees metsast, kui sa oled olnud kogu aeg. Mina pigem võtaks mitte raamatut, vaid praktikat. Väga õige. Tatjana ja Andrei, kuidas teie valmistate ette mingit ühist väljaminemist või sa ütlesid, et need ei ole otseselt matkad, et kuidas me seda, eks ju, defineerime, Andrei. Aga kuidas te nagu seda plaani teete? Kas sellel on mõnikord nagu ka suurem nagu tähenduslik ettevalmistus, kui lihtsalt see, vaba nädalavahetus, läheme kuhugi? Vahepeal on nii, vahepeal on naa, sest et vahepeal on nädalavahetus igav, siis me otsustame, nüüd lähme. Ja siis tegelikult võib olla nii isegi, et me oleme juba autos ja siis valime. Aga tavaliselt me ikka planeerime, saartele kindlasti planeerime, sest et see on ikka suur selline suur asi. Tatjana vaatab, mis asjad me võtame kaasa. Mina võib-olla panen mingi plaanid paika, kuidas me sõidame, mida me kasutame, mida me teeme koha peal. Ja koha peal ma ikka proovin teha nii, et ma jagan ikka ülesannet lapsede vahel, sest et nagu siin oli öeldud, et kui sa teed ise kõiki, siis sa saad palju kriitikat. Aga kui nad proovivad ise teha, lapsed, ma mõtlen, siis juba ennast kritiseerima on raskem. Aga siis nad saavad mingid kogemused, vajadusel võivad küsida ja siis tekib see kontakt ka. Et nad tulnud seda mugavusest tsoonis, õpivad midagi, küsivad abi ja siis suhtlemine taas on teine ka. Arusaadav. Tatjana, kuidas sina seda näed? Kuidas see asi nagu sinu jaoks nagu toimib? Et kummad sulle rohkem meeldivad? Kas sellised spontaansed minekud või need, kus me planeerime ette pikemalt kuidagi? Mulle meeldivad mõlemad. Ja see on nii hea viis lapsed lihtsalt telefonist välja tiirida. Sest tavaliselt, kui me oleme kusagil jalutamas, meil ei ole need telefonid kaasaski. Isegi kui need on kaasas, keegi ei võta välja, me ainult suhtleme oma vahel. Ja see on niuke... Aga kuidas sa pildistad siis, kui sa näed järsku, et mingi täiesti erakordne nähtus, tuvi lendab, et kuidas sa pildistad seda? Me oleme lastega palju mõelnud selle peale, et ükskõik kui hea fotokas sul on, see, mis sa silmadega näed, see on palju ilusam. Nii et isegi kui me pildistame midagi, ma ei ütleks, et meil on väga palju pilte. Me lihtsalt käime, me vaatame. Kusjuures see on väga, väga hea, mis ma praegu kuulen, et seal on uurimuse järgi on see, et kui me pildistame, siis me nagu ei registreeri seda, et me just kui nagu anname ära selle. Me nagu anname, et me pildistame, mul on see foto olemas, et ma ei peagi nagu süvenema sellesse looduslikku olustikku. Selles mõttes on vaatlus on kõige parem. Samas jälle ma räägin kohe endale vastu, et kui tahta lastele näidata nagu looduses midagi, siis pildistamine on kõige parem viis, sest siis nad on sunnitud nagu vaatama mingit olustikku või midagi, mingit sammalt lähedalt näiteks või mingit tuules puu kõikumist või lindu või midagi sellist, et see nagu kahte pidi, aga iseenesest jah, pildistamist ei tasu nagu üle tähtsustada, et see nagu mälu mõttes ei ole. Mitte minne pildide järgi. Just jah. Või siis, et kui sa pärast neid töötled ja teedki nendest mingisuguse postri või mingi asja, siis küll jah. Aga et muidu, kui ta on lihtsalt nii nagu minul on Google'is, ma ei tea, terabaitide viisi lastematkade pilte, eks ole, siis ma mõnikord pean klassi matka juurde tagasi minema, et seal klassis on midagi toimunud ja siis küsitakse, et kuidas teil matkal oli ja siis ma pean nagu vaatama järgi sealt. Aga ma ei mäleta ju mitte midagi sellest matkast ilma nende fotodeta. Kui me räägime korraks sellest planeerimisest, et siin Tatjana ja Andrei loost, eks ju, tuleb hästi mitu välja varianti või 2 varianti vähemalt, et kuidas seda kõike nagu käima tõmmata. Palbo, mis sinu tunne, ja see ongi õige, lõppude lõpuks siin ei ole mingit võimalust ju öelda, et oi, nii peaks või nii ei peaks, aga et kui mõelda seda üldse ette, kui planeerida seda, ja ma arvan, et seda on vaja teha, eriti kui me räägime täna siin nagu suurte perede kontekstis, siis see on ju ikkagi nagu terve müriaad mingeid probleeme, mis tuleb ära lahendada selle jaoks, et viia pere nagu kuskile mingisse teise keskkonda. Neid liikmeid võib olla ju 10 koos vanematega. Ja mitte ainult, et mina imetlusega kuulan
arvan, et kui need lapsed on ju suured siin 16 ja edasi, et siis on ju nii palju neid plaane neil omavahel, et sa peadki seda planeerima ju ette ju. Neil on ju mingid sünnipäevad ja peod ja asjad, kus nad peavad tingimata viibima, sest noh, see on nende elu juba ju. Et kui see õnnestub nagu kui juba koondada nagu pere ühiseks eesmärgiks, siis see juba on ju väga hea tulemus. Ja kui seal õnnestub veel planeerimise sees nagu vaadata neid marsruute või tegevusi, see muidugi eeldab nagu kogemust lastel, et nad teaksid ka, et selle sarnane kogemus juba on olemas, et kas seda tahaks korrata või mitte, et muidu on ju see, et kui sa küsid lapse käest, et mis sina tahaks teha, siis noh, kui sa ei ole kunagi käinud Pariisis, siis ma ei tea. Noh, ma tõesti ei tea, et kui sa hakkad rääkima, et no seal saaks süüa croissanti, istuda kohvikus või käia sellises suures muuseumis või midagi sihukest, siis nagu oskab ta valida, eks, et ja looduses samamoodi. Et antagu neid variante ette või siis kui on kogemus, siis kaasata juba planeerimisse. Kui me võtame ikkagi nagu konkreetselt nagu matka ja mõtleme täna nagu matka keskselt, eks ju, et Andrei kirjeldas ja ma arvan, et matka on see ka, et me ööbime selles RMK majas, me oleme selle nagu endale baasiks valinud. Et mis on need asjad, mis võiksid olla nagu matka kontekstis nagu mõtlemise juures pildil, Palvo? Sa sade. No ma seda tehnilist osa ei oska öelda, see on ilmselt pereti erinev. Ma mõtlen tagasi, kui me enda perega tegime neid selliseid väljasõite. Mina kindlasti soovitaks lõkkesöögi peale mõelda, nagu lõkke peal söögi tegemise peale. Noh, ükskõik mis võtmes, mis katsetadagi lihtsalt ja lastagi nagu kõigil teha. Mida planeerimise juures veel? Noh, nagu nende olustikega nagu, võtta seal on nagu ettemõtlemine on ka üks selline oluline asi, mida me lastepeegelduses näeme, et sa võid ju rääkida, et elektrit ei ole ja vesi on meil kaasas ja siis süüa teeme lõkke peal ja nii edasi. Aga et kui ta ei ole seda näinud, siis seostumine puudub. Et siis ikkagi esimene kord ongi nagu selline natuke šokimeetod. Mingid konfliktid ikkagi tõenäoliselt seal tekivad, vähemalt sisemiselt. Ma järsku saan aru millestki, eks. Konfliktid tekivad sellistel retkedel ju kogu aeg. Need ei ole mingid suured paugud loodetavasti, eks ole. Aga kui on, siis väga hea, siis ju avalevad. Konflikt on, eks ole, grupis võimu ümberjagamine. Et see ei ole nagu, mida me siin tihti kultuuriruumis mõtleme, et see on nagu tülli minemine, siis minnakse lahku ja siis, ma ei tea, paarid lähevad lahku, sest konfliktid olid ja midagi sihukest. Ei, konflikt on võimu ümberjagamine. Ja siis tulebki ja lapsed ju saavad seal ju näidata enda nagu käitumisega oma seda täiskasvanulikkust või nagu seda, kuhu nad on arenenud, et sa saad neile anda nagu vastutust juurde selle peale. Aga ma vist kaldusin vastusest. Ei, see on täiesti, see mõte liigub nagu arusaadavas suunas. See kõik on loogiline. Ma lihtsalt vaatasin, kuidas Andrei reageerib ja mis see isiklik kogemus on, eks, et kuidas me seda teeme, kuidas me seda nagu võimalust siis loome, et seal saaks juhtuda need kohtumised iseendaga, eks ju, arusaamised mingitest asjadest, mida see matk tähendab. Et mina fännan gruppi ja kui me võtame pere kui gruppi, et siis võtta gruppi sees on 5 suhtlustasandit ja kõige esimene ongi minu sees, siis mina paarina, siis mina väikses grupis, noh, teil on suur pere, teil ju tekivad väiksed grupid, seal kõik ei saa korraga rääkida lauadega juttu. Ja osad tahavad minna metsa kõndima, teised tahavad minna, ma ei tea, oja äärde istuma ja noh, mingid sükene. Keegi tahaks minna ujuma kohe, eks ju, keegi tahaks enne kõndida. Just. Et tekivad mingid grupid ja siis nende gruppide vaheline suhtlemine. No ja siis 5. tase on nagu juba välimised grupid, teised pered näiteks, kui tuleme. Et siis see kõige esimene tasand, et see enese sees suhtlemine, et see juba on hästi suur areng, eks. Hästi suur areng. Et kuidas, ja seda näiteks meie klassides näeme ka laste pealt, et kellel on see enese organiseerimise oskus juba olemas ja kellel ei ole. Noh, seal näiteks võib esile tuua näiteks rahvatantsijad on mingi eraldi liik lapsi, kes nagu alati oskavad, ma ei tea, magamiskoti sees näiteks riideid vahetada. Nad on olnud tantsulaagrites, neil on nagu, nad teavad, kuidas oma asju panna, kuidas ennast organiseerida, nad teavad, kuidas jõudu jagada päeva peale, et kui ma siin nüüd praegu kõik ära lällan, siis ma öösel ei jaksa üleval olla, päeval võtan rahulikult, kui öösel lällan alles. No võt siuksed nagu kogemuslikud käitumised juba. Aga seda sa ei saa nagu õppida muud moodi kui ikkagi praktikas, ainult selles keskkonnas just. Ja siis tulevad teised lapsed, kes pole kunagi 2 ööd kodust ära olnud.
ja siis nende jaoks on nagu kõik on nagu, neil on esimeseks õhtuks on võhm väljas, telefonikõne emale, nutt, et issand, ma tahan kohe koju saada. See emotsionaalne väsimus on nii suur kõikidest nendest uutest asjadest. Muidugi sõidad gaas põhja kohe, sest et sul puudub kogemus, et see ei ole see 2-tunnine pargis jalutamine, vaid see on terve 24 tundi teekonda. Ja siis veel järgmine 24 ja veel üks 24. Tatjana, kuidas teie peres on? Kuidas te teete seda, kui Andrei ütleb, ma tean, et siin metsa taga on üks huvitav koht, tahaks minna sinna, aga 16-aastane ütleb, et pigem ujuks või sööks praegu rahulikult jäätist? Meil on õnneks täielik arusaam oma vahel. Et alati on Andreil õigus. Ei, mitte nii. Aga me usaldame, kui tema ütleb, et kusagil on huvitav, siis seal on huvitav. Ja me ikkagi läheme kaasa. Praegu Andrei pandi sulle väga suur vastutuse koorem, nii et edaspidi iga kord, nagu kui miski ambitsioon tuleb, et siis peab olema huvitav. Kuidas sina näed seda? Et kuidas see teine teisega arvestamise mehhanism on siis tekkinud? Kuidas see on kujunenud sellisena? Kogemusega ainult aastaid, kuna me oleme 15 aastat. Rohkem ei Varstiga. Väga järgist kontrollisid, Tatjana. Koos aastadega see tekitabki. Ja meil on enam-vähem ühesugused huvid ja Andrei on muidu, ma alati olen mõelnud, et temale sobikski see lastega töö, sest ta on isegi kusagil suvelaagris noorena olnud mingi huvijuht ja siis alati, kui me läheme kellelegi külla, lapsed on kogu aeg tema ümber. Okei, ma saan sellest aru, aga Andrei käest tahaks nüüd seda ikkagi kuulda, et kuidas sina loed seda, et seekord see minu poolt pakutav huvitav asi metsa taga, las ootab, et peaasi, et nad saaksid siin oma selle jäätise ja ujumise ära teha, sest nad tegelikult vajavad seda võib-olla. Täpselt vaatan lapse peale. Kui ma näen, et nad praegu on väga keskendatud mingi teise peale, ootavad seda, siis ma ei sekku. See koht seal, see kuskil ei jookse. Et me võime sellega oodata. Täpselt. Aga kui ma näen, et nad lihtsalt on laisk, siis ma natuke seal panen oma nii-öelda jõudu. Et davai, ärkame ja teeme seda ja siis võib-olla ma pakun veel midagi sellist, et teeme sama päeval seda, mida pakub huvi ka, et natuke need motiveerida. Palbo, kuidas sa seda grupis teete? Sest et seal peres on ju veel, siin ongi nagu need dünaamikad, et natuke emale meeldima, isale meeldima, ma püüan seda teha, minu enda, eks ju, proovin seda mängida, aga grupis teil on ju plaan. Ja see plaan näeb midagi ette, aga selle plaani sees on väga palju mikrohuvisid, eks ju, tahaks lällata kohe, tahaks lällata öösel. See hea näide, et kuidas te seal seda hoiate, et see asi ikkagi liiguks ja jõuaks sinna välja, mis teil plaanis on olnud? Meil tegelikult on palju lihtsam. Meil on ju, ma enne peegeldan Andreid, et mina kuulsin väga head asja, et esiteks, et te olete kaua teinud seda, ehk et lapsed on juba väiksest peale harjunud sellega, et seda tehakse ja see on neile osutunud mõnusaks, nad tahavad seda korrata. Ja see, kui sa ütlesid, et kui nad parasjagu teevad midagi, siis ei ole mõtet nagu nii, et kuule, nüüd kell 2 on meil nagu see muuseumi aeg ja läksime, eks ole, ruttu. Et see väike müksamine ongi nagu see, mida sa grupis saad teha, et sul on 2 võimalust, kas sa kehtestad ennad nagu tugeva autoriteedina või sa müksad sõna otseses mõttes selle massi liikuma. See väga hea kuulda seda. Et meil on palju lihtsam, sest me oleme juba nagu paratamatult autoriteedid, sest 2 võõrast meest 12-aastastega metsas, ükskõik mis me ütleme nagu sellele vastu on, sa pead olema väga kõva mees, et vaielda vastu. Mõned mehed muidugi noored mehed vaidlevad vastu ka, aga see on nagu teisel põhjusel, sest nad tahavad oma grupis näidata, et nad on veel kõvemad mehed, kui siiamaani üldse keegi on olnud. Kui need 2 tükki, kelle me kaasa lasime siia. Ja täpselt, kellele me lubame ka endaga kaasa töllerdada. Et selles mõttes on lihtsam. Mis puudutab seda, et kui sa näed midagi, mis ongi nagu sa ütlesid, et väsivad ära või nagu on kuidagi muutuvad lörtsiks ära, eks ole, et siis mingil juhul seda peab vaatama. Et mõnikord peab ju laskma sellel juhtuda ka, et kui näiteks meil on seal teisel päeva
on selline, et öö on olnud ikka tormiline, et noh, ühed on ikka tahtnud öörahu ja teised ei ole selle vajadusest nagu mitte kuidagi aru saanud või siis vastupidi, et see on väga hea, et meil on öörahu, siis ma saan seda rikkuda, eks. Et kui see öö on olnud ikka tormiline ja väga tihti, mitte väga tihti, aga mõnedel juhtudel on see, kus näiteks poisid näiteks ei julge uinudest, ärevus on nii suur võõras kohas ja selle oma grupiga olla. No see on nagu ka mingi kiusamisega seotud ja mitte nagu sellega, et oleks kiusatav, vaid sellega, et ta on kiusaja, sest kiusaja ju kiusab sellepärast, et ta muidu oleks ise kiusatav. Enamasti on see nii. Et siis, kui ta on hommikuni üleval olnud ja no sul on nagu sellised udused tüübid seal hommikusöögi lõkke ääres, no siis sa ju ei ütle, et no nii, ja nüüd, head inimesed, nüüd me teeme midagi sellist, eks ole. Et siis ikkagi rahulikult sööme kõhu täis, puhake natukene, saage pilt ette ja siis lähme, sest see peab mõnus olema ju. Mõnus peab olema. Ja meil ei ole kunagi, mis ma sinu jutust, Urmas, kuulsin, et mis see plaan on. Meil on tegelikult väga vähe plaane. Me tahame saada seda, mida see grupp sinna toob. Ja võtta grupis on 21 liiget, 21 liikme taga on allsüsteemid, vanemad, iga taga on 2 inimest veel, võib-olla mõnel juhul rohkemgi. Kärgperestumine, süsteemi veel rohkem nagu kogu aeg tiirlemas. Ja meid huvitab see, et mida see grupp sinna platsile toob ja iga laps toob ju enda asja sinna. Kellel on lein, see toob leina, kellel on rõõm, toob rõõmu, kellel vanemad lahutavad, on tohutu manipulatsioon ja valu lapse sees, siis ta toob selle valu sinna platsi peale, kui vanemad on rõõmsas tujus, on nagu, ma ei tea, tantsivad koos ja käivad koos teatris ja teevad asju, nagu te räägite siin, et käime koos matkal, siis tulevad need lapsed samamoodi, et nad on rõõmsad, need üldse aru, mis te siin hädaldate, eks. Ja me laseme kogu sellel kompotil nagu ühte sulada, et meil mingit muud plaani ei ole. Teil ei ole metsa taga sellist nagu huvitavat objekti, mida me tahame vaatama minna? Kahjuks õnneks ei ole, jah. Aga asi, mida me suudame teha, on see, et me suudame nagu tagasisidest me oleme aru saanud, et me suudame tekitada olukorra, et see metsas kõndimine võib osutuda väga meeldivaks. Lihtsalt kõndimine. Ehk selle matka sees see, et meil oli aeg kõndida lihtsalt metsas. Täiesti nagu kas siis aja või mingi punktini jõudmiseks. See on veel isegi nagu surutud asi, see matk, eks ole, seal 7.-8. nagu ma ütlesin, et siis me teeme mingi rännaku 10-15 kilomeetrit ja väsitame neid teadlikult. Aga minul on olnud viimasel ajal väga häid õnnestumisi sellega, et kui sul on ümberringi mets ja on grupis mõned inimesed, kes on metsas varem olnud, siis nad tõmbavad kaasa enda sõpruskonna seal, nagu ma ütlesin, väiksed grupis sees, tõmbavad need metsa ja askeldavad seal, teevad onni või teevad mingi lõkke aseme ja lihtsalt teevadki oma väikse lõkke sinna. Ja see on ju kõige parem. Nad on omas seltskonnas, looduse keskel, õpivad tundma, ma arvan, et see loodusõppe on seal oluliselt suurem kui mis tahes ainetunnis, et kuidas sa puu põlema saad, kuidas ta põleb, kas on tuleohtlik või ei ole, kõik see avastamine see. Palbo klass läheb metsa, teil on 2 täiskasvanud ja te lasete nad metsa lõket tegema või ennast avastama või taevas honni ehitama. Nad vigastavad ennast ju kohe seal, neil ei ole nutiseadmeid, nad ei tea, kuidas neid asju teha. Ja on olnud juhtumeid, kus meil on 7 aasta jooksul olnud 1 kord ja see oli vahetult enne vaheaega, kus keegi lõi kirvega sõrme. Aga kirved on kogu aeg platsil, nagu kogu aeg. Okei, ma olin muidugi irooniline, eks või proovisin seda mängida, aga see on vanemate hirm, see mis sa räägid, see on vanemate hirm, see on sinu ettekujutus, et issand, ta ei saa millegagi hakkama ja see on tead kui õudne, kui sa kuuled, kui sul ema toob sinna bussi peale selle lapse, see on otseses mõttes toob ja siis annab sulle selle koti laste asjadega, lapse asjadega. Ja siis räägib, mida ta sööb ei söö. Ja seda ka veel, seda ta räägib juba seal edasiside koosolekul, aga siis ta ütleb, et no vaatada järgi, ega ta üldiselt ei saa nagu väga millegagi hakkama, eks ole, et ta on siuke tuulepea. Ja siis ta sul on platsi peal, on ta kõige asjalikum tüüp üldse, eks. Aga lihtsalt ema on otsustanud, et kuna võib-olla ta on sellest lapse isast lahku läinud ja see oli nagu siuke mõttetu mees ja siis ta nagu ütleb, et see laps on ka, eks ole. Ta toob need enda hirmud sulle platsi peale. Aga peredes seda nii palju on, eks ole, et sul on nagu lapsevanemana nagu raske aru saada, et mis vanuses või mis arenguetapis su laps parasjagu on. Täiesti tahangi küsida seda, Tatjana Andrei, kui te olete seal metsamajas ja kui te teete seda asju, mida te siis lubate ja mis on nagu siis väljaspool lubatud? Kuidas te seda reguleerite, et nad ei
võtakski endalt näppe otsast või ei kaoks kuhugi või võtad jälle vaatab niisuguse hirmunud pilguga nagu praegu, mida sa küsid. Mida te lubate, mida te ei luba platsi peal? Me vist ei keela eriti midagi. Miks? Kas te olete vastutustundetud lapsevanemad? Ei, meil on lihtsalt nii head lapsed. No muidugi vanem poeg lõi kirvega vastu sõrme, aga ta tegi puid sauna, nii et... Põhjendatud. Jaa, põhjendatud. Mina saan öelda natuke parandada. Me lubame kõik asjad, ei ole vaja küsida, mida nad oleks juba teinud kogemusi. Aga kui nad teevad või me tahame, et nad teeksid midagi uut, siis me näitame või vaatame tavaliselt. Mis tähendab näitame või vaatame? No näiteks kui... Sa näitad ette või vaatame? Mis see tähendab? Näiteks see sama juhtum, kus Kristjan lõi käe peale. Siis ma palusin Maksimid, teine poega, et okei, ma tegin puid, kütta praegu saunat, ma tulen tagasi. Ta ei teinud seda mitte kordagi. Teoorias ta teab, kuidas. Viska puu ahi sisse ja siis on korras. Siis ma tulen, ta ütleb, isa, saun on tehtud, tund aega kütsin, läksin vaatama, tubli poiss, välimine uks avatud, huvitav, sisemine uks avatud, see Leiliruum avatud, mida ta kütab seal. No ta küttiski saama, keegi ei olnud uks kinni panna. Kogemus puudub lihtsalt. Ja siin ongi, tuleb natuke lihtsalt vaadata ja suunata. Ja see on see koht, kus sa pead nagu lapsevanemana ise endale otsa vaatama, sest tegelikult see ei ole nagu see, et tema ei tea, on normaalne, aga see, et sa ei ole juhendanud, see on nagu vale. Et ma võin tuua näiteid näiteks, kuidas tulevad lapsed ja teevad pliidi alla on vaja esiteks nad ei tee sõnu, et mis on pliit, mis on kamin, mis on ahi. Või näiteks tuulekoda on ka nagu mis asi see on. Aga siis, et tee pliidi alla tuli ja siis nad teevad sinna praeahju selle puupliidiga. Siin on suur auk, sinna on lihtne panna puid. On prae tehtud tuli. Ja need ei ole üksikjuhtumid, neid on nagu palju. Aga mõtle, milline õppimise plahvatus toimub lapse peas. Ma loodan, et seal keegi, omavahel grupis muidugi võib-olla keegi kuhu teevad las käiaks, kui keegi teab. Ja siin selle sauna näitel samamoodi, et vaata, milline nagu terviku nägemus sul tekib selle peale, et me kütame selle ruumi kuumaks, siis on see ja see on nagu õppimise see põhiline, kõige parem vorm üldse, eks, et nagu Grete Arrolt, et kuidas saab õun puu otsa, eks ole. Kui sa sellele küsimusele suudad ära vastata, siis ongi juba väga palju õpitud, eks ole, et see nõuab nii laialdasi teadmisi, sauna kütmine täpselt samamoodi, puude lõhkumine samamoodi. Mis need tähenduslikud tegevused teil matkal on seal klapis, mis on planeeritud sinna sisse? Sauna kütmine, söögi tegemine. Söögi tegemine on algusest peale. Pärast seda kõige esimest Villeriga tehtud klassimatka, kus me ise kõik ära tegime. Tegid sööma, saite üldine. Ja täpselt, ja siis ta oli liiga soolane ja liiga, ma ei mäleta, mis oli, mingi häda seal kindlasti oli. Kas te sellise asja tegitegi mehed? Ja täpselt me ju ei osanud ka, ega me olime ju ka niimoodi, võtsime parasjagu, mis meil kodus olemas oli ja minul oli vokpann ja Villeril oli pott ja siis niimoodi tegime. Et söögi tegemine on kõige parem lõimu. Tegelikult peaks ütlema niimoodi, et kogu nagu teie austuseks ja klappi meetodiks. Teaduslikult on niimoodi, et tegelikult paremat integratsiooni meetodit isegi, et vist ei ole, kui on see, et võtta grupp tavapärasest keskkonnast välja, panna ta uudsesse keskkonda ühist eesmärki saavutama. Seesama sauna kütmine, toa kütmine, söögi tegemine kindlasti. Meil samamoodi. Toa kütmine, see on ju ka terve teadus. Esimest korda näed ahju, esimest korda hakkad tuld tegema. Seal on ju lapsed, kes ei ole tikku tõmmanud, kes saavadki meilt kingituseks doosi tikke ja siis tulevad lõkke ääres ja tõmbavad tikku, põletavad sõrmed ära esimest korda. Väga hea. Sealt hakkab pihta. Ja siis on see söögi tegemine on selles mõttes, et söögi tegemine ei alga mitte sellest lapsed, tulge nüüd siia, vaid see algab sellest, et kuulge, kui te olete valmis, kui tundub, et te hakkate nagu sinnamaale jõudma, et kõht hakkab tööks, me arvestage, et söögi tegemine võtab paar tundi enne, kui te süüa saate. Et me paneme siia need asjad valmis ja kui te olete valmis neid tegema, siis öelge, me tuleme juhendame. Ja siis läheb aega ja siis kuni nad siis leiavad enda seast need inimesed, kes tulevad tegema, kes on nõus sibulaid koorima ja kes on nõus porgandeid koorima. Toidud hästi selles mõttes naturaalsed, me võtame kaasa porgandid, kartulid, sibulad, hakkliha, sellised toored asjad.
ja siis ega kogu grupp ei tee, ega kõik need 21 ei tee, seal on hästi palju asju, mis seal toimuma hakkab. No, see ongi kõige toredam ka nagu enda mäletamist mööda, eks ju, et keegi ongi ketšupi valvur lihtsalt ja tal on kõige tähtsam roll võib-olla selle söögi tegemise juures. Ja ketšupit mina ütlen muidugi, et meil ei ole üldse. Ei, no tomat teil on aega, et siis keegi istub selle tomatikoti peale ja nägemist, see ongi ketšup, eks, et nii see sünnib. See on ka faktiviga muidugi, aga olgu, sellest räägime eetriväris. Aga kuidas see asi nagu, kuidas see asi käib, et te nagu ei sekku sellesse? Selles mõttes, et... No see nõuab õppimist. No mina ikkagi esimestel matkadel... Me just Villeriga rääkisime, siis Villeril oli esimestel matkadel keeruline see, et kui sa lähed sinna majja ja siis tuulekoda on täis neid kosse, neid jalanõusid niimoodi, nad on täiesti läbisegist, kõik jooksid sisse ja välja edasi-tagasi ja mõnel on mitu paari ja mõnel on märjad ja mõnel on üle. Ja siis mina olla öelnud sellest, mina käisin enda laste ja teise perega suusamatkal ja see oli samamoodi, et see ma uksest sisse tulema, siis lihtsalt jalaga lükkad vasakule, paremale nagu tee endale sisse sinna ja kõnnid. See oli nagu Villeri jaoks oli keeruline see, et siit ei saa läbi, sa pead nagu astuma peale nendele jalanõudele. Minu jaoks oli keeruline see, et kui söögi tegemine lõppes, siis inimestel on see tegevuse lõpp on erinevates kohtades. Et söögi tegemise lõpp on minu mõistuses on see, et köök on korras, kõik on puhas ja siis võib sööma hakata. Aga mõnedes peredes ja eriti lastel on see lõpp on seal, et sibul hakkimine, jah, selge. Hakin ära, sibul on sinna kaussi ja kõik ülejäänu jääb nii nagu jääb. Ja, sest koristustoimkond on eraldi. Absoluutselt, mina ju hakkisin. Ja see oli ülitüütu, kui sa siis astud sinna tuppa, kus on nagu kõik see ära toimub. See on pikk laud ja see kõik on täis sibulakoori ja kartulikoori ja me tegime erinevaid asju pataate ja midagi on läinud ümber ja midagi on nagu mul oli alati, ma hakkasin nagu tõmbasin kopsud õhku täis, hakkasin seda lauda koristama sõnadega. Tuulge siia, koristage ära, vaadake teil enda ruum on. Ja siis mingisugusel hetkel ma sain aru, et sellel puudub igasugune põhjendus. Tuleb lihtsalt teada rahulikuks öelda, et kuulge, kui see teid häirib, siis oleks aeg koristada. Ja see koristatakse alati ära. Varem või hiljem. Lihtsalt küsimus on jälle meetodis. Igal juhul, söögi tegemine on ühistegevus, mille käigus on väga hästi näha nagu see panus ja seal tekib ka need omavahelised peegeldused, et mina tegin, sina ei teinud, söökane korrastumine ja siis nad söövad seda. Meil on ju väga tihti see, et mina kana ei söö või mina putru ei söö või midagi sellist. Kui sa oled seda ise teinud, no tule proovi ikka, võtta selle sama kahvliga panni pealt. Ja siis on nagu pane mulle siia ja pane veel. Ja niimoodi. Tatjana Andrei, kuidas te olete oma laste puhul aidanud neid asju tegema? Et kuidas ise mitte sekkuda? Selles mõttes, et lõpuks me ju vanematena kipume sekkuma ka kuidas ma ütlen, nagu passiivselt, eks ju, sõnaga. Me hakkame lihtsalt ütlema, oi, et kuidas sa nii teed, kes seda last on kasvatanud ja oleme enda arust nagu lõbusad, aga lõhume tegelikult selle juures midagi võib-olla täiesti ära. Et kuidas te olete andnud selle tegemise vabaduse ja kuidas te hoiate ennast sealt eemal, siis kui see tegevus käib? Võib-olla mõnikord on hea lihtsalt ära minna sealt, kus laps toimetab. Et lastagi teha seda lihtsalt? Ja, et kui vaja, siis kutsub. Et siis, kui ta päriselt abi vajab, et siis sa tuled alles tegema seda? Jaa. Meil on alati niimoodi. Võib-olla esimest kord me näitame, aga samas mul ei ole aega süüa teha. Võtke seda enda peale või... Ja siit kõlab läbivad see, et vanemad tihti annavad vastutuse ja siis võtavad selle kohe tagasi, mis sa näitena teid. No kui kontrollima seda, eks ju. No ja, sa ei tee üldse nii, nagu mina seda teeksin. Siis sa ei tee nii kiiresti, siis sa ei lõika nii väikseks ja siis on kõik need asjad. Ja just ongi, see vastutus tuleb anda ja jättagi sinna. Nii kaua kuni ja ongi mõnikord lähebki untsuna ja peabki minema untsu. Muidu ei saa teada. Võib-olla ma ka ei oska nii hästi teha seda sama asja, et vahet ei ole, kes teeb mina või laps. Ma lihtsalt isega. Ja, aga no seda monopoli ju tahaks omada ikkagi, et kui mina teen, siis see on õige ja ma pean sellest kuidagi lähtuma, et see ei ole lihtne anda seda ära, eks ju, et võib-olla ma tõesti ei olegi sellest kõige parem või et sinu sibula hakkimine võib olla parem veel kui tegelikult minu oma. See on lapsevanema suureks saamise. Absoluutselt, see on lapsevanema arengukoht, see ei ole lastega mingit pistmist. Mis nende untsu minemistega on, kuidas te olete ja mingid asjad lähevad untsu, et kuidas te siis käsitlete neid matkadel ja Tatjana Andrei teie oma perekonnas ka nendel samadel matkadel, et kui midagi läheb nii nagu ei oleks pidanud üldse minema? Sa mõtled nüüd füüsilist või sotsiaalset? Mõlemad pidi.
no selle füüsilises osas meil nagu ei olegi untsu minemisi. Noh, ongi see ongi protsessi osa, et teeb sinna praeahju selle tule ja siis on vaja ta juhendada sealt praeahjust sinna õige auguni ja ilmselgelt nagu hukka mõistmine on välistatud, sest et see ei ole see, nagu ma tõin selle sauna näite, et see ei ole mitte tema, vaid see on lapsevanema nagu või ise me oleme nagu ja isegi see ei ole ka nagu vale, vaid et ongi see sauna kütmise näide on väga hea näide, sest et seal see siis avaldus nagu mõlemale korraga, et mina arvasin, et ta teab, kuna ta mitu korda nägi, kuidas ma seda teen tavaliselt. Aga tuli välja, et näeb küll, aga ta ei pannud rõhka õigesse kohta. Ta ei saanud aru, et kõige tähtsam selle sauna kütmise juures on ukse kinni panemine. Tema arvates oli see ikkagi nagu puude heebeldamine sinna alla, mis on tähtis. Pane puuahju sisse kõik. Inimeste platsi nägemine hästi erinev. Mina võiks veel tuua siia juurde, meil on üks väga huvitav sotsiaalfüüsiline tegevus, just mõtlesin välja sellise sõna sotsiaalfüüsiline. Toa koristamine, et kui on 3 päeva seal oldud, inimeste see puhtus harjumused on erinevad ja siis kõik see sodi on seal laiali, madrats tuleb ära kloppida, panna sinna hunnikusse ja nüüd on vaja põrandat pühkida. Põranda pühkimine on mingisugune jällegi hääbuv oskus meie noorte seas, esiteks vist sellepärast, et sa ei pea seda tegema, teiseks sinu eeskujuks on tihti, mulle tundub, et vist robot-tolmuimeja. Sest nagu, kui sa mõtled nagu koristamise peale ruumis, siis sul peab olema ruumitajuvus, sul peab olema mingi platsi nägemine, sa pead nagu mõtlema süsteemselt, et kui ma alustan keset põrandat siit natuke pühin ja sealt, siis ma ei saa seda puhtaks, ma pean tulema kuskilt nurgast, hakkama nagu selline võimekus on väga vähestel. On aru saada, et nad on teinud, aga need, kellel ei ole, siis on väga huvitav vaadata, kus nad kõnnivad harjaga natuke siit, natuke sealt ja mitte kuhugi ei jõua ja siis sa ütled, et kuule, et ei ikkagi on must, ma pühkisin. See, et sa pühkisid, see ei tähenda seda, et see puhas on, et nüüd lähme uuesti vaatame, näed, siin on ja siin, kuidas selle saaks lahendada. Ja see toimub nagu kõige raskemal ajal, see on ju siis, kui nagu 3 päeva on nagu pidutsetud ja tehtud ja üleval ja öösel ja päeval ja liigutud ja buss on nagu mõne tunni pärast tulemas ja ma pääsen siit sinna koju, kus ma saan duši alla ja WC-sse, ei pea kemmergus käima ja nagu mingisugused ja siis sa pead pühkima seda põrandat. Ja mina nimetan seda metsaisade meistriklassiks, et kui sa suudad nagu selle toa koristamise organiseerida niimoodi, et sul on käed taskus ja sa mitte kordagi ei tunne, et sa nagu tasakaalust välja lähed, siis oled valmis. Aga see ei ole lihtne. Kindlasti mitte. Vaikselt lõpupoole meie vestluse viimaste hetkede poole tüürides veel mitte see õhtu või päev juba, kui see buss tuleb, vaid need õhtud. Et ma ei tea, Tatjana Andrei, kas te ma kujutan ette, et see peres ikkagi on pigem nagu spontaanne, eks ju, et mis me siin õhtul räägime ja mis me siin õhtul teeme. Aga kas te mõtlete nagu ka seda kuidagi ise omavahel ette või kas te ise oma peas olete mõelnud ette näiteks, et me saame seal istuda ja rääkida näiteks sellest asjast, mis meil on siin perekonnas natukene nagu praegu lahti või mingi asi, mis vajab nagu kuidagi lahendamist. Ma mõtlen lihtsalt, et see on nagu väga tähenduslik hetk alati ja need on väga ilusad hetked, kui need õhtud nagu seal voolavad ja meil on olnud ühine päev selja taga ja midagi on tulemas ja see annab mingi nagu nii ilusa nagu fooni olla teistmoodi kui argipäeva õhtul. Millised need teie õhtud on seal? Siin tavaliselt me ei planeeri ette, aga me kindlasti võtame mingid asjad kaasas. Et kui me tahame mängida, siis me mängime. Võtame, ma ei tea, kaardid, must notsu, mis iganes. Ja siis mängime või räägime. Kõik sõltub, aga tavaliselt me ei planeeri. Lihtsalt võtame võib-olla. Ja meil on nii erinevad lapsed ja igaüks räägib midagi erinevat ja erilist ja nii hea lihtsalt kuulata. Kui sa räägid kogu aeg noortega, siis sa jääd ise ka nooreks, et see on nii huvitav, mis see on räägivad. Tõesti suurte perede vanemate üks neid suuri võlusid, et sa oled kogu aeg selle kõige noorema lapse ka koos tema maailma sees milleski kaasas. Palbo, kuidas nendel matkadel on, kui teie olete neid korraldanud, kui sa ütlesid, et üldiselt päev nad ise toovad, ise teevad, kuidas te seda hetke ära kasutate, et see siin on tegelikult eriline hetk? Kõht on täis, sibul ja see, mida kas me nimetame ketšupiks või mitte, on nagu korrastatud, eks ju, ja see kõik on nagu selline mõnus. Kuidas te kasutate seda hetke? Meil on olnud klappi ajaloos erinevalt.
alguses minule väga meeldisid need õhtuhetked, need samad, et see päevatöö on tehtud ja siis on selline, eriti just nagu kevade poole matkadel, et siis on ju sihuke videviku tund, et väljas päris pime veel ei ole, on hämar ja kui sa näiteks, meid on viinud väga huvitavatele vestlustele roppsõnade tõlkimised päeva jooksul, sest noored ropendavad ja see on mingi vanuseline asi, sellesse praegu ei lähe. Aga et kui sa hakkad neid sõnu tõlkima, sest need on meil kodus keelatud ja siis seetõttu ei ole selgitatud, mida need sõnad päris täpselt võivad tähendada. No, ma olen kuulnud seda, kõik punastavad, kõik eks ju järelikult on äge kasutada. Loogiline, ma tahan. No see põhjus, miks neid kasutatakse, on veel eraldi teema. Aga et see viib tihti näiteks 5 seksuaalsete teemadeni, mis olid tihti poistel, olid väga tavalised poiste küsimused. Ja vaata, isad on perifeersed ja ega see ei kipu võib-olla ka küsima nende isade käest, eks. Ja sellised vestlused olid põnevad, aga need me jätsime ära sellepärast, et lapsevanem, vaata, sa ju ei tea lapsevanemana ka, mida see metsaisa seal metsas nüüd päris täpselt räägib, on ju. Ja kuna laste haridus tihti on pornograafiast, siis see võib nagu kõrvalt vaadates võib see nagu väga, väga valesti välja paista. Ja seetõttu me oleme selle kõik nagu ära lõpetanud, kuigi me näeme, et seda nagu pornograafia tarbimist on ja sõnakasutuses ja nagu selles on see endiselt alles, aga seda me ei räägi. Aga me oleme nüüd paar aastat tagasi jälle selle sama Viljari töö tulemusena toonud mängu sellised asjad nagu tunnetekaardid. Ja me võtame Klappmatka päeva kokku tunnetekaartidega. Grupis iga liige saab oma tundeid kirjeldada. Me jagame neid tundekaarte. Neid saab mitut moodi teha, aga oluline on see, et õpiks üldse sõnastama, eristama, elevust, ärevust, pettumust, solvumist, mingeid selliseid asju ja asju sellist tundeid. Ja peab tunnistama, et noorte tunnetest rääkimine on oluliselt osavam kui näiteks minul 74. aastal sündinud 3. maailmasõjaks valmistunud mehel. Et meil on ikka ainult 2 tunnet, et täitsa pekkis või suhteliselt okei. Norm. Ja, et just täpselt. Ja kui sa küsid oma teismelise lapse käest, et kuidas sul on, siis ta ütleb ok, siis tegelikult sa ei saagi rohkem nõudest, isa ka võib-olla ei räägi rohkem. Peegeldab lihtsalt. Täpselt. Aga kui sa võtad tunnetekaardid ja sa näed, et neid on paganama 60 tunnet on inimesel. Minu jaoks mehena nagu paar aastat tagasi suur üllatus, et nagu nii palju, kus kohas need mul kõik on. Sõnu tean, aga endaga ei seosta üldse. Ja me lahendagame ka neid konflikte tunnetekaartidega. Me peame rääkima tunnetest, mis on seal taga, sest tunded viitavad meie vajadustele ja konfliktid tekivad vajaduste pealt, eks ole. Vajaduspõhised konfliktid on väärtuspõhised ka, aga peres nagu ei ole pigem väärtuspõhised, pigem ongi nagu käitumuslikud väärtuspõhised. Ja see tunnetekaardid, see on nagu ideaalne õhtuveetmise vorm. Ja on olnud edulugusid, kus näiteks esimesel päeval on mingisugune konflikt, mida on tunnetekaartidega lahendatud. See käib taastava õiguse meetodil, siis nagu seal igaüks saab rääkida oma loo ja mõju ja siis ja järgmisel päeval on näiteks poistegrupis omavahel konflikt ja nad ise võtavad tunnetekaardid ja räägivad nagu omavahel, mis läks valesti. No see on nii... Uusmust notšu. See on nii võimas tunne endal nagu metsaisana vaadata, kuidas niimoodi läks kohale. Et tunnetekaardid, tunnetest rääkima. Mõnikord ikkagi väike pisar ka seal, siis tuleb kõige selle juures, kui me hakkame otsima seda. Miks ainult väike, et tuleb ikka muidugi. Tunne ju. Ei ole, et mehed ei nutavad kõik. Väga tore. Tatjana ja Andrei, Palbo, suur aitäh selle vestluse eest. Me kahjuks tõmbame sellele kohe joone alla, aga ikkagi ma arvan, et siia lõppu sobiks ka selline väikene soovituse komplekt. Kõigepealt ma ootan Tatjanalt ja Andreilt. Suur, kaunis Eesti suvi on ees, mis tähendab seda, et on väikest, on vihma, vahepeal tundub, et äkki nüüd viskab ka kuskil lume vahele, kui on jaanipäev, siis on see ju normaalne. Nii et kõik see on ees olemas ja kui ikkagi tahta ette võtta üks ühine retk või matk, mis on teie soovitus? Kuhu võiks minna? Mis võiks olla see koht, mis kaardi peal võiks olla tähistatud selle punase punktiga ja mille osas siis võiks panna, et sõida sinna?
Neid on nii palju. Ja, ma tean, et neid on palju, aga sellepärast ma küsingi teie käest seda ühte, kuhu teie soovitate. Muidugi te võite arvestama, et siis on nad kõik seal ees. Et kui teie tahate sinna minna, siis on parkla juba autodest tulvil. Nagu ma rääkisin alguses, et kindlasti ma soovitan minna saartele, mis iganes saartele, kui te ei ole käinud. Et seal on täpselt, autot ei ole, Naissaar, Aegna, Kärdla on natuke teine. Aga kui te ei ole käinud, siis minge. Ükskõik milline saar. Kui ei ole käinud, kui sinna liikumise võimalus on, siis see võiks olla eriline. Väga toredad, Jana. No see Hiiumaa RMK Leemetimaja on ikkagi mu lemmik ja samamoodi me oleme lastega käinud Aegnal. Seal on ka niimoodi, et kui sa sinna lähed, ega seal kauplusi ei ole. Sa pead väga hästi läbi mõtlema, mida sa kaasa võtad. Seal me elasime seal sellistes nagu vanasti olid nõukogude ajal sellised hästi pikad, sellised ühetoalised. Suvilamajad nagu sellised. Isegi mitte majad, üks rida elamu nagu. Ja seal ei olnud WC-d ja samamoodi me tegime süüa seal väljas. Et selline nagu Aegna, seal muidugi puugid väga palju. Aga see matkamise... Parem kui karud või vastupidi, ma ei tea. Karusid seal ei ole, karusid ei ole. Palvo, anna sina ka üks koht, kuhu võiks selle suve jooksul jõuda? Meil on kogu klappide algus on saanud, meil on klappides olnud väga toredaid või siis enda lastega käies Lõuna-Eesti Meenikunno, Mustjärve. Mustjärve sellepärast, sinna peab minema telkidega muidugi. Või siis sinna kõrvale. Meenikunno raba lähedal siis. Jaa, see on, aga see eelis on, seal on kõrvuti Valgejärv ja Mustjärv ja see Mustjärv on liivase põhjaga rabajärv ja see vesi läheb seal ruttu soojaks. Et kui te kutsute saartele, siis maikuuses tasub minna Lõuna-Eestisse, sest seal on juba soe. Saartel on veel siis talv, jääkarud. Et on Mustjärve ja kui saartele minna, siis mina kindlasti soovitaks Pedast saart. Ja, see on Kapernämme vastu. Ja. See on ikka nagu... Seal isegi üks majas saare keskel olemas minu teada. Just, jah. Ühes majas saab ööbida, aga seal saab telkida siis ka, eks. Mina muidugi olen telgi fänn. Ja ma olen 100% nõus sellega, et suve jooksul, kui nagu ilmad on head, siis mere taha tuleb minna ikka saared on kõige paremad suvituskohad, et siis oled soolase vee taga ja peremustritest väljas ja kõik asjad saavad muutuda. Ja kui selle Mustjärve kõrval ära käia, võib-olla seal on lihtsam ujuda kui selles Valgejärves, aga Valgejärve puhul tuleb kindlasti minna vaatama, kuidas see põhiselt ikkagi ja vastu vaatab. Ja see tuleb ujumisprillid kaasa, seal saab teha sukeldumist. Ja Tatjana ja Andrei, suur aitäh, et aitasite seda vestlust siin kaasjuhtida, aga Palbo, sulle suur tänu siia täna külla tulemast. Me rääkisime siis muuhulgas klappmatkadest. Klappmatkade ülesleidmiseks ei ole vaja midagi muud, kui lihtsalt guugeldage ja te leiate kindlasti selle lehekülje, kui tahate lähemalt lugeda, millesse siis Palbo ja tema kaaskond usub, mida nad teevad. Kas see täna siin oli jutuajamine matkamisest või perena kasvamisest ja laste kasvatamisest? Mina ei oska öelda. Oma mõtted ja tunded ja arvamused pange kindlasti, juhul kui see on võimalik, selle lehekülje kommentaariumisse. Me loeme neid suurima hea meelega ja saame teada, kuidas teie tundsite, tajusite ja mõtlesite kõige selle juures. See oli podcast pealkirjaga Sumin, mida Suurperede Liit eest veab. Kohtume juba õige pea mõnes järgmises vestlusringis.